tulemast tagasi podcasti. Täna on siis episood 2 ja me küll üritame olla järjepidevad, kuigi nüüd jäi see, ma ei tea, kui palju nüüd vahel jäi 10 päeva või rohkem. Jaa, 10 jah. Et tegelikult oleks tore ikkagi jõuda iga nädal teha, aga kuna see viimane nüüd nädal aega on olnud meil väga hektiline, väga selline stressirohke. Veel intensiivsem kui kõik, mis on eelnevalt olnud, siis lihtsalt polegi jõudnud maha istuda ja selle podcasti puhul ongi see mahaistumine ei ole nagu väga kerge, et selleks on vaja ongi, et ma ei tea, kodu ära koristada, ennast valmis panna, mingid kõik asjad ära laadida, ehk siis see ei ole nagu päris see, et lihtsalt paned rikuhorrid ja hakkad kohe tegema, et eks ta natuke on selline planeerimine. Aga täna me igal juhul istusime maha, hakkame rääkima siis natukene Dubai pahupooltest ja siis natukene väljakutsetest, mis on meil olnud ja mida nad meile siis õpetanud on. Jaa, et pigem ma nimetaks seda raskused ja väljakutsed. Pahepool või negatiivne pool on nagu suhteline, eks ole. Kuidas sa seda vaatad? Et selles suhtes saab ju võtta kõike mega negatiivselt ja et oi, jälle juhtus minuga ja jälle see asi juhtus ja nüüd peab selle probleemiga tegelema. Saab võtta seda väga negatiivsest aspektist vaadatuna tegelikult saab seda võtta kui hinge arenguks vajalik väljakutseid. Et midagi on nendes situatsioonides ja olukordades, mis tõenäoliselt on tulnud meile õpetama ja meid edasi arendama. Sest me just enne arutasime Keiliga seda, kui igavaks ja staatiliseks ja üksluiseks läks meie igapäevaelu Eestis. Ja ma ise vahepeal tundsin ennast olukorras, kus ma pidin ennast nagu üles äratama või koputama iga hommik, et kuule, kas sa oled ikka elus või? Kas sa ikka nagu elad elu või sa lihtsalt lased elul eest ära joosta? Et väga konfliktne oli mingi hetk sükse viimase paari aasta jooksul Eestis selline, võiks öelda, minu nagu mentaalne seisund või mentaalne tervis. Et hästi palju endal ka nagu mõtles kogu aeg seda, et mis edasi ja mis on nagu järgmised sammud ja et kuidas nagu tulla välja sellisest, ütleme nii, et suht negatiivsest mindsetist, mis ikkagi igapäevaselt oli kõigega seonduvalt, et kuidagi et jah, ei olnud seda nagu why'd või et mis edasi ja miks me midagi üldse teeme ja hästi kuidagi nagu olime kuidagi nagu puntrasse jooksnud kõikide oma tegevustega ja ikkagi oligi igalt poolt märgid asjad, mis ikkagi tegelikult kogu aeg suunasid sellele, et nagu, et te peaksite nagu edasi liikuma oma elus ja võtma julgemad sammud selleks, et mingid asjad saaksid muutuda. Ja tagantjärgi ongi hea kõike analüüsida, et kuidas mingid asjad on meid millegini viinud. Ja täna siin olles nagu, nüüd ongi nii huvitav kõike võrrelda, et kuna me oleme nüüd natukene siis üle kuu aja siin olnud ja siis sa nagu võrdled tagasi oma Eesti elu, et nüüd sa saad nagu näha seda kontrasti, et kuidas nagu oli elu Eestis ja kuidas elu on nüüd siin Dubais. Et ongi esimene kuu loomulikult üleüldse ongi uue elu alustamine, ma arvan ükskõik mis riigis, linnas on selles mõttes keeruline, et see on kõik uus, uued inimesed, uued süsteemid, seadused, kõik on uus ja siis ongi nagu mingis mõttes nagu me viskasime ennast nagu tundmatusse vette ja nagu veits sükses uppuvas olekus olime siin nüüd viimased eriti nädal aega, et sul tekib see, et oh my god, et millesse ma ennast seganud olen, aga siis, kui sa nagu need asjad step by step teed ära, et ütleme, et oled mingis situatsioonis, kus sulle öeldakse, et ei, kuule, sa pead üldse teise linna minema mingit asja tegema, mis sul korra nagu, ma ei tea, maailm variseb kokku, nii, aga siis ütleme, et see olukord läheneb ära, siis on mingi, okei, nii see on tehtud ikkagi, et nagu praegu nagu olemegi kuidagi seda õppinud, et isegi kui tekib mingi situatsioon, mis nagu justkui hetkest tundub, et appikene, miks me jälle peame sihukese asjaga tegelema, miks on nii, miks on siis see olukord ikkagi mingi hetk küll laheneb ja ta laheneb ja siis sa nagu lähed jälle uue energiaga edasi. Ehk siis õppisimegi nagu seda, et isegi kui on mingid hullud olukorrad, siis nagu nii on, mingi hetk on see lahendatud ja me lähme edasi. Ja siin keskkonnas viibides on olnud olukordi, kus
mingites asjades ma olen isegi oleme nagu üle mõelnud või ka üle pabistanud, et siin on väga palju olukordi, kus tuleb, kuidas ma ütlen, võiks öelda isegi usaldada nagu kõrgemat pilti, kõrgemat toetust. Et siin näiteks näide, et me ei saanud teha oma juhilubasid või mina eelkõige siis tahtsin ära tõlkida ja vahetada oma Eesti juhiload AUE ehk siis Araabia Ühendemiraatide juhilubade vastu. Ma ei saanud seda teha Dubais, kuigi ma olin üsna kindel, et ma saan, sest mulle seda ka väideti, et ma saan kõik asjad Dubais teha, olenemata, et ma registreerisin oma ettevõtte teise linna. Lõpuks jõuame siis sellesse asutusse kohale ja tulebki konkreetselt välja, et ei, te peate minema siit 100 kilomeetrit eemale teise linna, kus teie ettevõtte on registreeritud, et seal saate juhilubasid teha. Et vaata Eestis sa ei tule selle peale, et ma teen ettevõtte Tartusse, aga juhilubasi nüüd see tähendab seda, et saan teha ainult Tartus. Et siin on sellised nüansid ja siis oli see koht, vaata, kus sina uurisid ja kuskilt, ma ei tea, vist TikTokist või nendest videotest tuli välja, et on vaja sularaha, eks ole, et muidu sa ei saa seal maksta. Lõpuks tuli välja, et ei, kõik maksmine on kaardiga, polnud vaja sularaha välja võtta, aga too päev ma läksin hoopis teise eestlasega seda tegema, eks ole, et siin üks sõber aitas meid nii-öelda välja ja tuli välja, et see nii-öelda automaadist sularaha väljavõtmise nii-öelda probleem, mis meil ka oli, mitu tundi tegelesime sellega, oleks võinud ära olla, sest kokkuvõttes oleks saanud ilma ka. Ehk siis me tegelikult arvasime, et meil tekivad kindlasti probleemid, kui me seda ei tee. Me kulutasime 2 tundi, et spetsiifiliselt leida ühe konkreetse panga automat ja miks ühe konkreetse, see on sellel põhjusel, et kui ma Eesti näiteks LHV kaardiga tahan võtta Dubais välja sularaha mingist pangaautomaatist, siis viimane koht, kus sa seda välja tahad võtta, on Dubai pankade ATM. See on meeletu raha, mis sealt vahelt läheb. 10% isegi pluss olenevalt olukorrast. No, ühesõnaga, jah, et selles mõttes, et me läheme nii detailseks selle teemaga. Jaa, ma lihtsalt tahtsingi seda öelda, et kokkuvõttes jälle see oli see koht, kus oleks saanud ka lihtsalt usaldada seda, et seal koha peal on ka ju võimalik neid asju ikkagi kuidagi teha. Et kokkuvõttes on see, et siin on nagu seda infot igasuguste asutuste asjade kohta nii palju, et vahest ongi, et sa, ma ei tea, loed siit, vaatad siit, et peaks olema nii ja naa, aga lähed kohale on hoopis teistmoodi, et tead, siin ongi lihtsalt see, et lähed lihtsalt mingi vooluga, vaatad, mis saab, selgub koha peale, et peab tegema nii või naa, siis peab lihtsalt, et ei ole nagu mõtet ennast, mis me oleme jälle õppinud, ei ole mõtet üle mõelda kõigega, et lihtsalt mine vaata proovi, saad teada, tee nii, tavai, tee nii, et muidu nagu see on ühesõnaga, et jah, et seda võib-olla aegund infot on igal pool. Et ikkagi siin on, me elame ikkagi linnas, kus nagu asjad võivad muutuda, mingisugused süsteemid võivad muutuda ja täpselt nii ongi, et ei ole mõtet nagu kõike siin üle. Ei no juba see on ju näitaja, et sul valgusvooride süsteem, seda ütles ju meile see kohalik taksojuht, võib muutuda praktiliselt iga päev. Valgusvooride süsteemi all ma pean silmas seda, et üks hetk sa oled samal ristmikul, sul on punane tuli minut aega, teine hetk või päev või nädal sa lähed samale ristmikule, sul on punane tuli 5 minutit. No see on lihtsalt sellepärast, et nad reguleerivad seda sellepärast, et vastavalt, mis liikluses toimub. Kui on päeval ja väga palju rahvast ei ole, siis nad nagu lasevad kiiremalt läbi. Aga kui nüüd rääkida sellest negatiivsest poolest, siis ei saa ei taksojuhid ega autojuhid teatud muudatustest aru, sest need on tihti tekitavad hullemaid olukordi kui see, et jätta see muutmata. Et seal on ikkagi väga palju olukordi, kus võivad tekkida utoopilised ummikud seoses selliste muutustega. Aga see on lihtsalt üks näide, selliseid näiteid erinevates asutustes, erinevates olukordades on palju, et see on palju suuremates pidevates muutumistes linn kui võib-olla mõni muu linn, kus on asjad juba aastate jooksul enam-vähem paigas, mis on vaja teha. Et siin võib sul järgmine nädal olla kõik asi teistmoodi ja nüüd sa pead lihtsalt arvestama sellega, et see on teistmoodi. Aga mida see meile õpetab, kui rääkida nüüd nagu personaalsest enesearengu seisukohast?
et mida see sulle kui inimesena on õpetanud, siis vähemalt mulle on see, et hoida vaos oma emotsioone, sest siin riigis, ma võin pärast veel oma seda kogemust ka rääkida, mis mul politseis toimus ja miks mul oli vaja politseisse minna, aga siin riigis on vaja hoida ennast nagu vana rahu isegi kui elu situatsioonid või teised inimesed või olukorrad töötavad sinu vastu, siis tuleb rahulikult sisse välja hingata, rahuneda, sest teatud asutustes teatud inimeste vastu hääletoonide tõstmine on nii-öelda rangelt mitte soovituslik, et selles mõttes siin nii-öelda nagu ei ole nii, et Eestis võid siin Eestis põhimõtteliselt võid kõiki saata sinna samusesse, kui sul midagi jääb kellegi suhtes ette või et meil on Eestis ju väga palju, võiks öelda ikkagi ka labast kultuuri, palju labaseid inimesi. Siin pigem seda ei ole, siin on rohkem ikkagi intelligentsed inimesed ja seetõttu asja ajamine on siin väga intelligentne, rahumeelne ja sa pead jääma isegi rahulikuks olukordades, kus sa tunned, et tegelikult tehakse sulle liiga. Ja võt see on see väljakutse või enesearengu moment, mis paneb Dubai korralikult sinu sisemaailmas tööle ja trigerdab sind, et sa sellega nüüd toime tuleksid. Et seda on nagu väga hea analüüsida. Ja, see on kokkuvõttes on see nagu ikkagi suures pildis positiivne, kui sa õpid keerulistes olukordades, kus sa tahaksid olla üliemotsionaalne ja täiega nagu kõike öelda, mis ma ei tea, sülg suu toob, siis siin sa nagu pead täpselt nagu enne mõtle ja siis ütle. Et mis on nagu tegelikult ju suures pildis nagu ülioluline inimesena, et suuta ükskõik, kus sa ka ei elaks maailmas, et isegi kui on mingisugune olukord, mis on tõesti ajab ülinärvi, Eestis ka näiteks toon lihtsalt mingi näite, käisime Soomes külas ja siis võtsime Airbnb, mis kokkuvõttes oli nagu täielik kohutav mingi must rõve ja me olime selle eest maksnud ja selle eest me kokkuvõttes raha tagasi saanud, kuigi me isegi jäänud sinna ööseks, me ei üldse nagu, läksime sinna, me saime kohe aru, et ei, siin me ei maga, aga see oligi see, et nagu ma saatsin kõik pildid, asjad, et see ei ole nagu ei tule kõne allagi, et me magame sellises kohas, mis on nagu täiesti nagu nagu keegi polekski seda korterit koristanud, see oli siis Airbnb nagu, aga bookingu kaugu, et ta ei ole siis Airbnb, aga ta oli nagu bookingust. Ja siis kokkuvõttes me ei saanud seda nagu raha tagasi, aga nagu selle protsessi käigus, kui ma seal helistasin, ma olin nagu üliemotsionaalne, ülivihane, panin nagu kõik, mis mul tuli, ma panin kõik sellele vennale, et mis mõttes, nagu, mida ta nagu ette kujutada. Aga nagu, siin sa ei tee sukst asju. Ja kokkuvõttes ma nagu tunnen, et see nagu väga vajalik inimesena siin elus, et sa suudad olla rahulik olukordades, mis ei ole võib-olla kõige meeldivamad, aga lihtsalt see nagu näitab ikkagi inimese kohta nii palju, kui sa suudad säilitada selle zen oleku ka rasketes olukordades. Rasketes olukordades, isegi kui maailm on sinu vastu, siis sa pead ju, see suurem pilt siin taga on ju ka see, kui me lähme võib-olla sellisemaks vaimsemaks või esoteerilisemaks, siis tegelikult tuleks ju küsida iseendalt, et aga kus on minus mingi koht, mis lasi sellise situatsiooni üldse luua minule. Et kus on minus see koht, et ma üldse ankurdun sellise situatsiooni otsa. Sest vaata, öeldakse ka, et teatud inimesed ongi troublemakers või et nad kogu aeg koperdavad probleemid otsa või neil on kogu aeg on mingisugused konfliktid või nad satuvad konfliktsete inimeste otsa. Lihtsalt tõenäoliselt nagu elu või universum või mis iganes nagu paneb sulle kogu aeg neid situatsioone sellepärast, et sa õpiksid lõpuks võib-olla oma mustreid muutma. Ja. Et kui sa muidu oled oma mustrid selline, et sa käitud ühtemoodi kogu aeg, aga elu tahab, et millal sa nagu üle vaatad oma selle käitumis või reaktsiooni tähendab. Ja kui sa iga kord reageerid niimoodi, siis ma viskan sulle järgmised 10 aastat seda sama nõmedat situatsiooni, kuni sa lõpuks aru saad. Ja ega nii ongi. Ühesõnaga, et see 6 aega Dubais on juba nagu nii palju muutnud seda mingit perspektiivi ja kõike suhtumist ja
Ja selles mõttes on nagu väga sihuke huvitav aeg olnud, et aga lihtsalt, kui sa oled selles situatsiooni sees mingitel hetkedel siin, siis ikkagi tahaks nagu minna põlema ja olla vihane. Aga kui sa tuled sellest situatsioonist välja, lõpuks asi laheneb, siis sa saad aru, et kuule, järgmine kord proovin jälle paremini. Noh, eriti ta hitib sind siis, kui vaata, sul on üks probleem, millega sa juba tegeled, aga tuleb teine sinna otsa. Sa pole tegelikult esimese probleemiga isegi jõudnud ära tegeleda, sinna tuleb teine otsa, nii. Ja siis võib tulla veel kolmas otsa. Nüüd ei ole sul mitte üks probleemi ega 2 probleemi, sul on 3 probleemi, aga sa pole veel mitte ühegi ära tegelenud. Ja vaat see on juba see koht, et kui sul sinna 3 tuleb ja nüüd tahab hakata vaikselt 4 ka tulema, vaata, siis tekib juba see inimlik see reaktsioon, et kuule, et nagu kaua võib, et tahaks nagu oma asjadega ka tegeleda, et mis see elu mulle nüüd õpetada tahab, eks ole. Aga eks sellel elul on oma plaan siin, loomulikult ju suures pildis, et miks need asjad tuleb läbi teha. Ja, ei see ongi nagu, mis ma saan sellelt kuult ajalt, ma saan öelda nii või? Kuu aja jooksul, jah? Kuu aja jooksul kogetud asjadelt nagu võttagi seda, et nagu lihtsalt nagu trust the process. Isegi kui on mingid asjad tunduvad nagu ei saa võtta see mind vastu seda infot, et nagu kuidas saab nii olla, kuidas ei saa need asjad olla korras, siis lihtsalt iseenda heaolu ja rahu jaoks peabki jääma rahulikuks. Ei ole mõtet ennast üles kütta ja siis pärast nagu ma teen ju endale nagu elu keerulisemaks, kui ma ennast üles kütan ju. Jaa, sest sa lähed vaata selle mindseti lainele. Viid enda sageduse nii madalale ja siis oled selles vastikus madalale. Ja siis sa hakkad juba ka tõmbama olukordi. Siis sa hakkad manifesteeruma mingid võib-olla olukorrad ka, et kuna sa oled ise nagu täpselt sellises madalas sageduses. Meil oli ju vaata see üks päev, kus sina said vaata esimesena Emirates ID kätte. Nüüd on meil juba mõlemad käes ja mul on ka Emiratesi juhiluba käes, aga üks päev oli niimoodi, kus lihtsalt järjest kõik asjad juhtusid. Lihtsalt ja juhtusid ka investeeringute krüptola. See oli see päev, kui krüpto tegi ajaloo ühe kõige suurema crash'i vaata ja turg kukkus ja... Et hommik algas selle krüptocrashiga, siis oli see, et Emirates ID-d anda ära ei saanud. Siis hakkasime ajama siin mingid elektri ja mingid muid asju, et te pead kõik mingid lepingud tegema ja kõik, ühesõnaga, isegi õnneks on meil see, et kes see maakleri mees, kes meil on, tema on nagu aidanud meid nende asjadega ise teha asju. Ma ei kujutaks ette, aga siin ongi see, et kuna me oleme üürnikud selles korteris, siis omanik peab ikkagi teatud asjad omalt poolt ka tegema. Maakler peab ikkagi aitama neid inimesi. Et sa pead nagu ikkagi, kuna sa ei ole selle korteri omanik, siis seal peavad olema mingid ühendused selle omanikuga ja ühesõnaga, vahet pole. Et ühesõnaga hästi palju asju korraga too päev juhtus ja see nagu tõmbas küll ka nagu korra jälle siukse nagu vaiba jalgalt ära, et nagu mis see nüüd kõik tähendas ja milleks see nüüd vajalik oli. Aga päeva lõpuks igal negatiivsel on ikkagi lõpuks mingi positiivne tulem. Ütleme nii, et tuleb lasta nendel emotsioonidel ära tunda, ära seedida, ära protsessida. Ja küsimus ongi see, et kuidas sa need emotsioonid lõpuks pöörad enda kasuks. Et millise mingi energia või impulsi see annab sulle edasi tegutsemiseks. Et eks ta on, ma olen siin kirjutanud ka, et Dubai on olnud viimased 6 aega šokiteraapia. Et sellised minišokid vaikselt tulevad. Ja siis see on nagu selline nagu mingil määral selline šokiteraapia, ja sellist teraapiat, ei ole võimalik saada Eestis elades. Ma ei näe kuidagi, et seda ole, võib-olla muidugi kellegil. Ikka on, selles mõttes, et kui inimene ise, ma ei tea, tekitab oma elus mingid olukordi, kus ta nagu, ma ei tea, mis iganes susserdad ja susserdad selle. Ma räägin võib-olla enda seisukohast või nagu meie elu seisukohast. Meil oli nii kindel, nii hea mugavustsooni staatiline elu, et ma ei nagu ei leia kohta, kus ma oleks Eestis elades pidanud läbi elama või kogema selliseid situatsioone, mida ma siin olen praegu 6 aega kogenud, et ma ei näe, kust oleks selline asi võimalik üldse manifesteerida. Kuna me oleme ise tahtnud seda, et tuleme mugavustsoonist välja, me oleme ise tahtnud, et Davai aitab selles niisama istumises, et teeme selle sammu, siis ma arvan, et võib-olla nagu süva alateadlikult me oleme isegi võib-olla vaata, et manifesteerinud endale
ka neid väljakutseid tekitavaid olukordi. Nojah, et me ei saa siin öelda, et meil on olnud igavaid päevi. Jah. Ei. Ma ei ole isegi jõudnud mõelda sihukese sõna peale, et mul on igav. No ja kelle hinnata on see, kas see on nüüd siis positiivne või negatiivne? Aga kuidas ma saan seda hinnata? Mille järgi no sa hinnad selle järgi, et sa võrded oma Eesti elu, mis oli sihuke mõnus sihuke sossupesas ajaveetmine, siis siin on nagu ma räägin nagu tundmatusse, kogu aeg iga päev on tundmatusse, nii davai, jälle uued asjad, nii need asjad, need meilid, vasta seda, nagu sihuke asja ajamine käib kogu aeg. Oi, ma ütlen ausalt, ma arvan, ma ei ole ma tahtsin öelda, et ma ei ole oma 5 aasta jooksul Eestis, aga ma arvan, ma ei ole oma eluaja jooksul Eestis nii palju asutustega e-maili vahetust pidanud, kui siin 30 päevaga Dubais. Ma mõtlesin, et nagu, et noh, et inimesel ikka jah, vahest tulevad mingid meilid ja nii ja vahest suhtled midagi ja mitte ainult meilid. Siin on kombeks, Dubais on kombeks asutustele ikkagi sulle helistada. Ja nüüd sa pead seal kuskil vastavas olukorras, kus sa siis oled sa rannas või kodus või poes või kuskil, pead hakkama nüüd kellegiga telefoni teel ajama tegelikult selliseid asju, mida ma nagu ise mõtlen, et see ei ole nagu telefoni jutt, et saatke mulle e-mail. No lihtsalt sellepärast ei ole telefoni jutt, et kuna see inglise keel on tihti siin selline, no mitte just kõige arusaadavam, siis on lihtsalt see, et mul oleks nii palju lihtsam näha meilis seda informatsiooni, rahulikult läbi lugeda, analüüsida ja siis vastata, kui see, et ma üritan nagu täiega aru saada, võib-olla saan varesti aru mingitest asjadest, nii, siis läheb seal võib-olla mingi pool juttu kaduma ja siis ikkagi nagu me ei jõua nagu lahenduseni ja sellepärast ongi ma tunnen, et nagu meili teel suhtlemine on kõige normaalsem viis, et infot edastada, eriti mis puudutab nagu mingisuguseid olulisi asju, et siin on pigem 2 varianti, on nii, kas sa teed meili teel asju, ära helista, tee meili teel asju või kui sa meili teel mingeid asju teha ei saa, sa otsid konkreetselt aadressi, sa lähed kohale ja räägid füüsiliselt näost näkku selle inimesega ja siis saavad asjad aetud, sellepärast, et muidu ei saa. No saavad, aga siis lihtsalt jälle nagu kõik on nagu delay, et sa tahaks nagu kiiresti asjad aetud saada, et selles mõttes jah. Et siin jah, ja sellepärast ongi, ma ei ütlegi midagi, Eestis need asjad ongi paremad. Eestis asja ajamine ongi kiirem, lihtsam, no sest meil ongi nagu see digiriik, kõik asjad. Väga paljud asjad ju saadki tegelikult logid oma ID-kaardi andmetega kuskile sisse, teed ära ja paned mingit aga siin ütleme, et tegelikult siin on ka mingid teatud äpid ja asjad, mida sa saad siin kasutada allkirjastamiseks ja nii edasi. Siin on, aga kui ma nüüd võrdlen Eesti digimaailma kvaliteeti ja siin on ka igast äpid ja värgid, aga kui me räägime sellest nagu kvalitest ja räägime sellest ka mingi, üks asi on kvaliteet, teine asi on nagu selgus. Vaata, et ma teen mingi asja lahti, et ma nagu, okei, siin ma teen need. Aga kui Dubais on veel see asi ka kombeks, ma nüüd olen vaikselt aru saanud, et neid äppe, mida ma pean omama iga erineva asja jaoks, ma arvan, mul on varsti telefon täis neid äppe. Et iga asi, kindlustus, politsei äpp, mingi ühe asutuse äpp, teise asutuse äpp. Ei ole niimoodi, et ma saan ühes konkreetses mingis kohas kõik asjad tehtud. Et seda on siin nagu palju, aga ma ütlen, see on ka harjumise asi ja veel kord ma rõhutan, et keegi praegu selles videos valesti aru ei saaks, et see oleks nüüd, nagu ma ei tea inglise keeles, complaining või ütleme siis, ma ei tea, kurtmine, et oi kui raske ja keeruline. Et ma olen ise valinud selle ja me ise tahtsimegi seda tulla siia kogema. Lihtsalt võib-olla ma nagu vaimu silmas kujutsin ette, et need asjad on siin palju rohkem, kuidas ma ütlen siis, nagu smooth või jah, oleks nagu see ongi see, et sa oma kodus Eestis, jumala kui me alustasime ma võtsime otsuse kolida Dubaisse tegelikult juuli lõpus, eelmine aasta juuli lõpus, nii. Siis sa hakkad vaikselt visualiseerima seda elu, loed infot mingitest, ma ei tea, ChatGPT-dest, Google'itest, nii, kuidas, mis tegema peab. Aga see, mis sa sealt netist leiad, on nii väike osa tegelikult. Okei, võib-olla, kui sa oled nagu veits siuke
rohkem siuke inimene, kes oskab igasuguseid asju uurida ja möllata ja vaadata, onju, siis noh, muidugi lõpuks avaneb rohkem infot, aga tead, sa ei oska nagu mõeldagi mingite asjade peale, et sa nagu vaatadki mingi basic info, et mis ma pean tegema selleks, et kolida Dubaisse, et noh, et mis on nagu need basic asjad, et mis sa nagu pead arvestama, nii. Noh, need on ju olemas, kõik on info on olemas, vaata, no sulle öeldaksegi, et pead viisa tegema, pead mingid vereanalüüsid tegema, röntgeni tegema, näpujäljed andma, no kõik siuke basic info, mingi davai, teeme ära, mis seal siis on, nii. Aga kui sa tuled siia, oled selles situatsioonis, selles kõige sees, siis neid asju, noh, kui ma näitasin ennem nii, siis need on nagu nii, noh, nagu veel rohkem. Ja siis sellepärast nagu see oligi korra nagu, et millest sa minnast seganud olema, vaata. Ei, väga palju asju oli jah, millega ei arvestanud ja pluss, noh, siin tuleb jah ära mainida, et eks meil on küsitav võib-olla ka see ettevõte, kes meil seda viisat aitas teha ja seda nii-öelda meie enda loodud siis ettevõtet siia teostada. Me ei teinud seda Dubais, me tegime seda teises linnas. No, mis see põhiprobleem selle ettevõttega ongi? Kommunikatsioon. Ja. Et kui kommunikatsioon on nagu keeruline, sul on üliolulised küsimused, asjad, aga sa nagu, kui sa neid vastuseid saad, siis sa ei saa nagu kuidagi seda vastust, mis sa ootad ja siis on siuke pikk tundide viis. Minu jaoks on ikkagi arusaamatu see, et noh, ma sain seda hiljem ka teada, et see support WhatsAppi teel minu kontaktisik siis või tugiisik, kes mul aitas seda asja alguses teha. Tema ise ei ela ega viib üldse ei Dubais ega seal selles linnas, kus me üldse selle juriidilise keha tegime. Et ta on üldse elab kuskil Euroopas, aga kuna ta on selle ettevõttega seotud, ta saab online'is neid asju teha. Aga online'is see inimene on vastama Dubais teatud asjadus täiesti ebapädev. Et ma võin nimetada 3 asja, kuhu ta saatis meid valesse kohta. See konkreetne kontaktisik, kes on vastutav selle eest, et meie saaksime minna õigetesse asutustesse, õigeid asju teha, ta saatis meid 3 korda valedesse kohtadesse ja see on, noh. No oligi see, et kui me nagu alustasime oma viisaprotsessi, et millise ettevõttega siis teha see protsess, on ju, et sa pead siis valima mingisuguse kompanii, kes hakkab siis tegelema kogu selle protsessiga. Uurisime erinevaid hinnapakkumisi, kõik asjad on ju, et selleks, et aru saada, mis on nagu kõige nagu rahaliselt siuke mõistlikum. No, ja siis muidugi me küsisime ju ka lisaküsimused, et nii kui me teeme nüüd siia teise linna selle ettevõtte, ega see ei tähenda siis seda, et me peame seal hakkama käima, et kuna meil on nagu free zone business on ju, mis me ei oma mingisugust kontorit, et ega me ei pea siis käima mitte mingil ühelgi põhjusel seal. Ei pea, te ei pea üldse siia tulema, et see lihtsalt firma on siin, et muidu kõik umbes on... Kõik asjad on Dubais tehtavad. Kõik asjad on Dubais teha. No ja siis hakkab pihta. Üks hommik lähme siis sõrmejälgi tegema ja siis vaadatakse meile siukse nagu, et nagu, nagu imelikud, et te siia tulite, et te peate minema teise linna seda tegema. No ja siis hakkas pihta, mõtlesin, no kuule, come on. Just öeldi meile, et me ei pea kuskile mitte midagi ekstra tegema, minema. Noh, vereanalüüsid saime siin tehtud, röntgeni saime siin tehtud, justkui tundus normaalne, et saame sõrmejäljed ka. Ei, sõrmejäljed te peate tegema seal. Ja siis oli okei. Ma mäletan seda, kui Keilil varises nagu päriselt maailm kokku, oli siis, kui me läksime juhilubasid tegema, vaata. Ja seda peate ka seal linnas tegema. Lähed sinna, on ju, annad oma selle ID, noh, Emirates ID-d, on ju, pead andma, nii. Et kõigepealt selleks, et juhilube vahetada, sa pead tegema siis silmatesti, on ju, see on see nägemistest, et kõik on hästi sellega. Tädi võtab oma taskulambi, vaatab, ega teil on ju teises linnas ju registreeritud, te peate seal tegema. See on jälle, päriselt ka. Vaat siis oli see koht, kus lihtsalt, siis oli küll see vaata emotsioon sees, et nii, millise sõimukirja ma sellele WhatsAppi tugiisikule kirjutan, vaata, et milliseid sõnu ma veel valin antud olukorras, et noh, andestamatu nagu kommunikatsiooni probleem, et nagu ülinormaalne oleks olnud selles etapis, kui ta olekski öelnud, et kuule, muidu te ei pea tõesti mitte midagi tegema mingis muus linnas, aga sõrmejäljed ja juhiloa vahetus on teises linnas. Noh, see oleks saanud ülekaaluda, siis ma oleks saanud ju vaadata ülekaaluda, nii davai, see on nii soodne koht, kus teha, et davai käime seal teises linnas. Ei ole ju keeruline sellist asju öelda. Et nagu rääkige läbi vaata, et meil ei ole ju selle vastu midagi, kui me teame, mis meid ees ootab, aga see, et me sõidame taksoga kuskile asutusse, noh, mis no raha, nagu odav, ütleme, kogu selle kammaja otsas nagu rahakuludest ärme üldse nagu hakka rääkimagi. See on teine teema, nagu kui Dubaisse tulete, siis
jah, et Dubaisse tuled eelarvega, korruta eelarve igaks juhuks 2 või 3-ga. Noh, kui te ma räägin, kui te elama tahad tulla. Turistina, ütleme, tähendab, jõuame ikkagi jutuga tagasi sinna punkti, et turistina on elu lill. Ei, selles mõttes, et turistina ju sa tead, et mis sind ees ootab, hotell maksab nii palju, vaatamisväärsused, asjad, ela, mölla, tee, sul on kindel eelarve, sa ei pea üldse muretsema ka sihukese asja pärast, mis me siin videos praegu räägime. Kui sa tahad tulla siia nüüd ikkagi elama, siis noh, ma ütlengi, et mul on endiselt protsessis see PDF-fail, mida ma plaanin mingi hetk siin hakata täiendama, et see nüüd päris nii lihtne ei ole, et keegi kuskil ma ei tea, lühivideos või YouTube'is teeb video, et nii, kuidas alustada elu Dubais, need on need punktid, on ju. Et korruta need punktid ikkagi 2 või 3-ga, mis ta sul seal räägib, võid kindlasti. Aga noh, muidugi, ma ei saa kõigi eest rääkida, sest erinevad inimesed teevad oma ettevõtteid siia erineval moel ja saavad ka viisas erineval moel. Sest ega meie oleme valinud ju ühe viisi, kuidas see saada. On olemas ju see viis, et aga tule palga tööle. Ja, ei, siin on viise nii. Selleks, et viisad saada et aga vaata, kui sa tuled ju palga tööle, eks ole, siis on sul ju see sponsor, kes teeb kõik su eest ära. Siis ei pea mitte midagi tegema. Mine lihtsalt näita. Meie valisime selle tee, et meie avame ettevõtte ja läbi selle me saame siis residentsuse. Ja. Aga sa saad siin näiteks osta kinnisvara ja läbi selle saada. Aga need on kõik juba omaette protsessid, millega meil kogemust ei ole. Ehk siis nagu, vaat seal maalt ma ei tea, kuidas seal asjad käivad. Võib-olla on lihtsamad, võib-olla keerulisemad, seda me ei tea. Aga jah, et mis veel nagu, ma tahan öelda, et kui ma nüüd mõtlen jälle kõik need asjad läbi, et mis me oleme siin läbi teinud ja need sellised ootamatud momendid, siis täna ma nagu jälle mõtlen seda, et tead, see ongi lihtsalt see, et me ei ole harjunud nende selliseste ootamatustega, aga päeva lõpuks nagu kõik laheneb nagu nii ära. Käid seal teises linnas ära, it's not that big of a deal. Nagu. See on asi, mida aasta pärast nii palju võib-olla ei meenuta või mäleta. Noh, võib-olla kindlasti mingid situatsioonid jäävad muidugi meelde ja on hea vaata kuskil laua taga, tead sõpradele naljaga rääkida neid situatsioone. See on täpselt see, et nagu ükskõik, mis meil elus juhtuvad, mingisugused võib-olla sellised mitte just kõige positiivsemad situatsiooni, siis kunagi enamasti ju vaatad nendele asjadele tagasi. Huumoriga mõtled. Et noh, olukorras olles on niimoodi, maailm variseb kokku, aga noh, pane aasta otsa, siis vaatad, et noh, oli küll tore kogemus jälle, eks ole. Ei, muidugi tegelikult ongi see, et tegelikult pole mitte midagi hullu, no mis see on siis teise linna sõita, aga lihtsalt see oli see, kuidagi sa oled nii frustreeritud, sa sõidad taksoga. Ei, sul ei räägita infot, sul ei räägita mitte midagi. Asutusest taksoga tagasi minema, noh, need taksosõidud, ikkagi pikemad taksosõidud, eriti veel, kui on mingi traffic, noh, ei ole nagu odavad. Noh, ja siis oled jälle mingi 50 € takso peale ära raisanud, aga tehtud sa ju midagi saanud, sest et sulle öeldi, et sa pead nüüd hoopis teise linna minema. Et noh, siuksed asjad on nagu paratamatud, need hetkes ajavad närvi, aga siis noh, kui me nüüd oleme 6 aega siin olnud, ma nagu eeldan, et edaspidi, kui meil nagu mingid ootamatused tulevad, et me nagu suudame veits võib-olla rahulikumad olla ja mitte nagu nii kohe nagu endast välja minna, sest et nagu lihtsalt seal ei ole pointi. Kokkuvõttes seal ei ole pointi. Sa ei saa neid lube nagu nii siin tehtud, nagu mida sa tahad nagu öelda. Noh, Andero muidugi ka hullult läks sinna nende naiste juurde, kes on seal mis iganes seal receptionis või mis, et umbes, et noh, et üritab nagu olukorra ära rääkida, et aga nagu neid ei huvita, neil on nagu ette antud. Ei, põhjus, miks ma tegelikult nendega seal rääksin, oli see, et vaata, ma sain sõbralt info, et kui sul see ja endiselt on sellel arvamusel muide, et kui sul on HR-i Dubais, mis sinu nimel on, siis nagu või seaduse põhiselt peaksid, olenemata sellest, et sul on ettevõte teises linnas, peaksid saama teha siin. No jaa, me ei saa ju nagu su sõbra infot hakata võrdlema. Lihtsalt see receptionist, noh, ma ei ole kindel, kas ta ka kõiki seadusi teab, on ju. No, ma arvan, et ta teab. Et kui võib-olla ta oleks kutsunud võib-olla mõne kõrgema isiku... Ei, no mõlemad naised olid vägagi nagu veendunud, et me oleme vales kohas. Vot see on jällegi see koht, kus noh, me ei tea, see ei ole mõtet nagu hakata oma mingisugust minu sõber ütles arvamust ajama kellegile. Ei, vaata, muidugi seda me ei ole veel kirjutanud, on ju, aga huvi pärast võib sellised asjad alati, sellised situatsioonid kirjutada ChatGPT-sse. Ja sealt pigem ikkagi tulevad. ChatGPT-ga me oleme väga palju vestelnud ja ütleme nii, et seal on väga palju head infot selles mõttes, et kus ikkagi paneb mingi konkreetse küsimuse teele ja räägid mingi situatsiooni ära, siis ta annab juba jumala häid lahendusi ja ta selgitab ka nii ära, et kuule, et noh, täpselt nii ongi, et ega siin, noh, ma ka millalgi siin, noh, meil oli siin üks kindlustuscase just siin, on ju.
et sa kirjutad situatsiooni ära, siis ta vastabki sulle nagu sõber. Oota, aga tegelikult võiks seda case'i rääkida ikkagi, see on päris huvitav. Natukene. Tahad rääkida? Ma ikkagi räägiks sellepärast, et ikkagi minu elu kõige suurem Dubai ma ei tea, kas šokiteraapia või siis nagu kogemus, eks ole, mis võttis, ütleme, viimased nädal aega mult kõige rohkem, noh, ei võiks öelda energiat ikkagi, jah, ta võtab ju energiat sellise asjaga tegelemine, millega ma tegelikult ei peaks üldse tegelema. Ühesõnaga, pikk jutt lühidalt on siis niimoodi, et meie läksime, see oli juba 2 nädalat tagasi või noh, poolteist või midagi. Et me läksime siis perega Mall of Emiratesi ühte kaubanduskeskusesse ja parkisime oma rendiauto, mille me siis Kareemilt rentisime, parkisime oma parklasse. Nii, tuleme siis sealt tagasi oma shoppingutest, jalutame autosse ja siis vaatame, et tagakülg on täiesti ära kriibitud. Ei, mitte tagakülg, külg. No vahet ei ole, külg, jah. Ühesõnaga, üks auto kõrvalistuja poolne külg. Ja, kõrvalistuja poolne külg. Taga oleva kõrvaliste poolne külg ja noh, ikkagi korralikult, mitte nii, et noh, mingi väike triip või et midagi on vastu läinud, vaid ikkagi siuke mõnus. Ühesõnaga, meie auto oli pargitud ja see oli parkinud kõrvale ja kui ta nüüd välja parkis, siis ta oli tõmmanud niimoodi. Tõmbas oma esiotsaga meid sealt nii, okei. Ja alguses me tähele ei pannud, aga siis kui hakkasime sõitma, siis hakkas mingi lipik lehvima seal tuuleklaasil ja siis pidasime kinni ja siis vaatasime, et mingi mees oli siis selle... Kontaktandmed oli jätnud. Kontaktandmed jätnud. Hea seegi, on ju. Okei, väga tore, et oma kontaktandmed. Nii, kõigepealt me panime puusse sellega, et tema number oli siis 972 algusega, mis on Iisraeli number, on ju, aga me automaatselt kirjutasime sisse 971, aga lõpud on kõik samad. Ja siis hakkasime suhtlema, et kuule, et te jätsite kontaktandmed, et te siin kraapisite minu autot selles parklas. Ja siis alguses hakkab mingi mustanahaline mees siis minuga vastu rääkima. Ta räägib niimoodi vastu, nagu ta teaks asjast midagi. Siis ma läksin ka nagu, et oota, mis asja, et miks sa tagasi ajad, on ju, et ise jätsid oma kontaktnumbrid ju, et nagu teeks nüüd selle asja kord, et mis edasi saab, et kas me kirjutame politseisse või mis peab tegema. Ja ta endiselt ajab tagasi, et kus sa pärit oled ja siis kirjutab mulle, et I am not police. No ühesõnaga suga virvarr ja siis mingi hommik me istusime seal mahas, võtsime uuesti selle lipiku, mis ta oli jätnud, vaatasime neid numbreid, et kas ma olen midagi valesti pannud. Siis vaatasime, et pekki suunakood on valesti. Suunakood on vale. Noh, Dubais on siis, või noh, UAE-s on 971, aga kui sa WhatsAppis hakkad numbreid kirjutama, siis automaatselt annab selle 971. Noh, aga me tundus selle pealegi. Esiteks, need on ju nii sarnased numbrid, on ju. Et su meel ei näe kohe ära seda. Sa mõtled kohe, et raudselt keegi siit vaata juhtus, on ju, et noh, et lihtsalt panid selle suunakoodu oli olemas ja siis panid selle numbri, mis seal oli, on ju. Siis me saime täiesti vale inimene. No okei, siis muutsime selle numbri ära, hakkasime suhtlema siis õige inimesega. Lõpuks saime õige inimesega kontaktis, ma hakkasin temaga suhtlema, siis tuli välja, et tegemist oli kodanikuga Iisraelist, kes rentis ühest teisest autofirmast ka oma rendiauto, ehk siis tema rendiauto sõitis minu parklas seisvale rendiautole sisse. Nii, jättis selle siis oma kontaktandmed. Nii, lõpuks saime pärast 3. või 4. päeva selle õige isiku kätte. Aga tuli välja, et tema on juba Dubaist lahkunud, tema on juba Iisraelis. Nii, aga mina pidin nüüd hakkama ajama seda asja siis selle rendifirmaga, kelle klient siis mulle sisse sõitis. Ja no siis ma hakkasingi, et ühesõnaga, et mis siis saab ja mis tegema peab ja siis mulle Kareemist öeldi, et sina pead tegema police reporti. Police äpis. Dubais on niimoodi, et on üks äpp, Dubai Police, ja seal on erinevad repordi võimalused, traffic accident ja kõik sellised. Nii meil siin vahepeal juhtus jälle telefoni mingi storage'iga midagi katkes ära, aga ma jäin siis jutuga pooleli sellest kohast, et ma tegin siis selle repordi, aga ma tegin midagi seal siis tõenäoliselt valesti, mida ma ju ei tea täpselt, kuidas neid reporte seal äpis teha, seal tegelikult oleks pidanud tegema mõlemast autost, aga kuna mul pole teise auto ei numbrit ega mitte ühtegi kontakti, kuigi ma sellelt inimeselt küsisin neid andmeid ja mul ei antud. Ja siis lõpuks oli niimoodi, et ma läksin politseisse kohale ja politsei on, vähemalt minu kogemuse põhjal siin Dubais ikkagi päris selline konkreetne, agressiivne, natuke võiks öelda isegi arrogantne ja selline, et nad väga kiirelt tahavad sult kohe vastust saada, mis juhtus, neil ei ole aega suga eriti tegeleda. Ja ma pidin kiiruga selle loo kõik ära rääkima
aga ta ikkagi nagu kuulas ja üritas mind aidata, siis ta hakkas helistama ja pommitama seda autofirmat, keda mina kätte ei saanud ja sai ta lõpuks kätte siis selle rendifirma, kes selle süü põhjustas. Ja siis palus mul siis minna ja teha, et umbes, et selle rendifirma omanik teab, kuidas seda õiget reporti teha, on ju. Ja siis paluti mul juba sealt politsei sellest kabinetist sealt välja minna, et et kuna tal uued case'id juba tulid ja kõik käis jube kiirelt ja ma ei jõududki oma tegelikult probleemi lõpuni ära rääkida ja ta saanud minust võib-olla lõpuni ka aru, on ju, et mind kiirustati natuke tagant. Ja siis tuleb välja, et see autorendifirma on kuskil 35-40 kilomeetrit eemal minu elukohast asukohast teises Dubai otsas. Ja siis mul tekkis küsimus, et aga miks mina pean kannatanuna, kus mul on täiesti full kindlustus Kareemi poolt, rendiauto poolt, miks mina pean sellega tegelema ja sõitma sinna, las nemad tulevad minu juurde. Siis mul tekkiski see error, et et ma ei lähe sinna, on ju. Ja esimene probleem Kareemiga oli ka see, et kui ma nägin seda reporti, siis Dubais on niimoodi, et kui sa teed äppis reporti, siis see maksab 420 kuni 500 dirhami, mis on circa 150 euri või kuni 200 euri. Seda, et teha lihtsalt reporti, isegi kui sa oled kannatanu. Ja minu suhtes tekkis see ebaloogika, siis ma kirjutasin Kareemile meili, et kuulge, et mina olen kahjusaaja, mul on kindlustus peal, aga selleks, et teha politseis reporti, ma pean maksma 500 dirhami, et kuidas see loogika, kas pärast keegi maksab mulle selle tagasi või? Kareem kirjutab, et ei, et kahjuks seadus on selline, et keegi ei maksa sul seda tagasi, et sul on küll kindlustus, kõik asjad on korvatud, et sa ei pea mingi auto kahjustuste eest maksma, aga reporti tegemine lihtsalt on paratamatu osa sinu umbes. Aga reporti tegemine on paratamatu osa ja sa pead seda tegema. Mõtlesin, okei, tore. Aga samal ajal oli niimoodi, et kui ma seda reporti tegin, siis kohe ei pidanud maksma midagi. Et ta lasi mul kõik ära teha, ära saata. Ja siis hiljem tuleb sõnumisse see mingisugune link. Pay. Ma ei maksnud, ma mõtlesin, et see on nagu imelik. Ja siis ma läksin teist korda politseiaskonda. Rääkisin täpselt samale vennale, kes seal jaaskonnas oli. Rääkisin uuesti olukorra üle. Ja siis ma ütlesin, et ma juba tegin repordi. Siis ta ütleb mulle emotsionaalselt, aga eelmine kord sa ju ei öelnud, ei alustanud juttu sellest, et sa tegid reporti. Ma viisakalt ütlen, et kallis politseinik, et ei lasknud mul üldse lõpuni rääkidagi, et te pommitasite küsimustega, kus see auto on ja ma ei jõudnud oma jutuga sinna jõuda, et ma juba tegin repordi, on ju. Siis ta hakkas mu case juba tõsisemalt uurima, ütles, et oota, et sa ei tea üldse, mis auto, sa ei tea, mis on auto number ja niimoodi. Ma ütlesin, ei, mul ei ole ühtegi asja infot edastatud, et milline auto mulle sisse sõitis, et mina ei ole saanud endiselt adekvaatset kontakti selle teise autorendifirmaga. Ja siis ta hakkas pommitama normaalselt seda autorendifirma omanikku. Ja kuna ta rääkis ainult araabia keeles, selle autorendifirma omanikku, ma ei tea, millest ta rääkis, aga ta rääkis nagu väga, kuidas ma ütlen, emotsionaalselt, nagu kurjalt selle teise tüübiga. Ja kui ta lõpuks kurjalt mingeid asju, siis oli 5 minuti pärast, oli minul WhatsAppis selle kõik autonumbrid ja autopildid. No ilmselt ta rääkis nagu nendest tagajärgedest, kui need asjad ei ole edastatud. No muidugi, jah. Aga ma pidin jälle olema siis see isa lõvi ja seisma enda eest, et lõpuks minna sinna politseisse, ajada asi korda ja öelda, et minuga ei ole endiselt see inimene ühendust võtnud, kes minu autot kahjustas, sest Kareem ju ootab. Minupoolne Kareem. Ühesõnaga, meie rendifirma ei saa nagu enne mitte midagi teha, kui meil ei ole seda reporti. Ja reporti nad tahtsid ju PDF kujul raportit, konkreetselt ametlikku politseist raportit. Aga esimene kohtumine, kui ma politseisse läksin, seda raportit, ma vaatasin vahepeal koheksi, ma vaatan siin. Seda raportit... Ma vaatasin ja kellega sa räägid seal vahepeal. Ma olen lihtsalt confused. Seda raportit ei tule sealt. Esimene kord ei tulnud, on ju. Nii. Ja äppist ka ei tulnud. Ja siis ma küsisin politseilt, et aga ma tegin politsei äppi kaudu kõik asjad ära, aga ma ei saanud ühtegi kinnitust, e-maili, mitte midagi. Seda lõpuks see politsei tegeleb samal ajal 30 erineva case'iga. Vahepeal on tal mingi töötaja. Siis ma ootan pool tundi ühel toolil, oma korda jälle. Siis ta ütleb mulle, nii, davai, tule sina. Läksin teise ruumi, ta võtab mu telefoni. Ta teeb kõik asjad siin ära. Siis võtab oma telefoni, saadab pildid, võtab minult, ühesõnaga, ma ei suuda seda edasi anda ega kirjeldada, mis toimus. Ta võttis minu telefoni, enda telefoni, tegi seal õige repordi ja siis tuli mulle lõpuks sõnumitesse see PDF, mida ma ootasin
10 päeva, et saata Kareemile. Ja Kareem sai lõpuks selle kätte ja sama päev oli uus rendiauto ära vahetatud mul. Ehk siis Kareem tegutses kohe sekundi pealt, andis mul uue rendiauto, vahetas selle välja, mis kahjustada sai pärast seda, kui raport oli politseilt saadud. Aga selleks, et seda raporti saada, ma kulutasin 10 päeva oma eluenergiat ja ma pidin väga agressiivselt ise lähenema, et see kätte saada. Ja siin on jah niimoodi, et kui sa midagi tahad korda aetud saada, siis sa pead ise olema ja elama seljas kogu aeg mingitel inimestel või asutustel, sest et muidu keegi sulle midagi üles ja nagu lahendust ei too. Ja mingi äppi kaudu ma ei saanud mitte midagi tehtud, ma ei saanud mitte mingit PDF-i, mitte mingit kinnitust. Õnneks ma ei pidanud midagi maksma seda $450-500, sest ta ise võttis konkreetselt mu telefoni, tegi ise kõik asjad ära. Ma olen selles mõttes tänulik sellele Dubai politseinikule, et ta seda tegi ja võttis selle aja minuga tegelemiseks ja see case close ida lõpuks on ju. No lihtsalt ongi see, et kuna nemad ise on seal hästi konkreetsed ja isegi nagu siuksed nagu vihased, et siis ongi lihtsalt see, et ma kujutan ette, et tegelevad päevast päeva mingite situatsioonidega, mis ei ole väga siuksed okeid, et sinna üldse keegi sinna jaoskonda tuleb, jah? Ja. Aga ütleme veel kord, moraal või asja jutu point on see, et Dubais ole sa süüdi või süütu, on oht selles, et sul võib tekkida kulu umbes 500 dirhami. Sellega peab lihtsalt arvestama. Ja, aga jah. Aga võib olla, et seda vältida. Mine politseisse kohale. Ja. Räägi oma lugu ära, räägi detailid ära. Õnneks mul oli kaasas vaata see lipik, mis ta ju ise jättis mulle sinna Kojamäe vahele. No see oli suur proof, et see see on tõestus, et tema on kahju tekitaja. Mõtle, kui seda lipikut ka ei oleks. Me peaksime hakkama nüüd otsima täpselt selle asukoha kaamerad, selle kaubanduskeskuse ja mäletama, kus me seal olime ja ühesõnaga selleks, et mis puudutab nagu autoga, rendiautoga sõitmist siin, siis alati tehke pildid, kus te oma autot pargite. Kogu aeg pildid. Mis korrusel, kus, mis koht, kõik oleks teada, ükskõik mis ka juhtuks, et sul on alati mingi proof. Tõestus, ja. Ja ütleme jah, et Eestis selline asi juhtub, ma arvan, et asjad on palju lihtsamad, kindlustused, värgid. Siin on vaja iga kõksu, iga asja eest politseile teavitamine, antud info põhjal, mida me teame, maksab, unless juhul, kui siis ise ei ole konkreetne ja lähed sinna jaaskonda asju ajama, enda ees seisma nii-öelda, et see asi saaks korda. Ja minul oli selles mõttes lihtsam, et vaata, ma olen kannatanud, ma ei ole midagi teinud. Mul on minu seisval autol, kus ma polnud ise autos, ma olin üldse ju kaubanduskeskus, minu seisval autol on sisse sõidetud. Põhiline oligi see, et tuleme sealt kaubanduskeskusest, hakkame autos istuma. Siis ma küsin Andero käest, et oota, kas te nagu ikka kõik asjad pildistasite üles tookord? Et kas need vigastused olid ennem ka, siis ma läksin vaata, mul oli kõik ju video tehtud eelnevast ja pildides, ma ütlen, et need on küll uued asjad, mis asi see on, vaata. Ja siis saime aru, et okei, et siin on konkreetne laksand, ja me kohe sellel hetkel seda lipikut ei näinud, siis hakkasime sõitma, siis tee peal, vaata, hakkas lehvima see maanteel peatsime ruttu kinni, et sellest mitte ilma jääda, õnneks saime kätte ja siis hakkasimegi selle saagaga tegelema ja ütleme nii, et ma arvan, et see on siiamaani olnud nagu üks kõige nagu siuke ebameeldivamaid asju, sest et see on lihtsalt meie aega ja närve vist ilmselt kõige rohkem söönud. Ja. Et kui muud asjad on ka nagu stressirohked ja tahaks nagu ruttu mingeid asju, vastuseid, siis ma arvan, see oli nagu üks nagu kõige selliseid, kuna see nagu ilmselgelt see on selline situatsioon ka, mida peaks üldse mitte olema, kõik muud asjad on ju meil elulised asjad, siin me peame ju kõik oma ID-d kätte saame, kõik asjad, aga see oli lihtsalt nagu mingi niigi on palju asju, siis sõidab see ka meile veel sisse. Ja selle kõige nagu halvem ja kehvem asi on see, vaata, juhtuks sul autokõks või traffic see incident nii, et mõlemad osapooled on kohal, on ju. Keegi sõidab kellegi otsa või midagi, aga see on olukord, kus on seisval autole ja ta läheb ise veel minema, okei, ta jättis küll selle kirja, aga vaat sellistes olukordades on kõige keerulisem tegeleda, sest päeva lõpuks selleks, et mina see case'i saaks sulgeda oma rendifirma jaoks, peab see inimene, see rendiautofirma või keegi peab üles olema leitud. Ja seal on vaja nii tema Emirates ID-d, tema juhiluba. Tal ei ole ID-d, ta ei ole kohalik.
vahet ei ole, siis on rendifirma selle vastutaja keegi. Okay. Ja see konkreetne auto, kes sisse sõitis, neid asju on vaja. Kui neid asju see ei ole... on nagu hästi crazy üldse, nagu ma kujutan ette see rendimajandus siin, autorendimajandus, et ma nägin millalgi TikTokis ka, et mingi naisterahval on mingi oma see rendifirma nagu loodud siin Dubais, et see on nagu, ma arvan, et sellega on nagu oluliselt rohkem peavalu kui nagu, sest et siin on ikkagi liiklus ikkagi, korrutage Tallinna liiklus mingi 10-ga või? Kindlasti. Et väga-väga sagimist. Ja see mingi väikse mingisuguse kõksu tegemine, nagu see tõenäosus on väga suur. No Eestis on ju maksimum 2 rida ühele poole või äärmisel juhul 3 võib-olla mõnes kohas, ma ei tea täpselt, ütleme jah, see on niimoodi. 3 võib ikka olla. Jah, 3 võib ka olla, on ju. Siin on 6, 7, 8, 9. See ongi niimoodi näiteks, 6 rida panevad aine otse ja siis kuskilt maalt tekib veel 2 exiti rida juurde. Ütleme, et sa oled siin valel pool teed, sul on vaja vahetada mingi 5 rida, et saada exitisse. Exitist maha jääd, siis pane jälle 10 minutit otsa oma sellele sõidule, et sa saaksid uuesti uude exitisse. Et et selles mõttes, et see on jällegi asi, millega sa ilmselt harjud ära siin selle mingi poole aastaga. Ma juba tunnen, praegu läheb juba vaikselt, ma juba hakkan nagu aimama, ma saan aru nendest teedest, ma saan juba... Ja sa tunnetad nagu neid ka, sõitjaid? Sõitjaid tunnetan, sellest loogikast hakkan aru saama mahapööretest. Üks asi on see, et ma vaatan seda Waze'i, on ju, et ta annab mulle infot, aga teine on see, et ma hakkan ise ka juba tajuma ja tunnetama loogiliselt neid maha sõita, et muidu on see, vaata, kui sa täiesti esimest korda oled, siis sa oled nagu Waze'is kinni, on ju. Vaata, et seal viimase sekundini, et kas läheb siit pööre või ei lähe. Sest need Dubai, meil siin juhul ei ole, on ju, aga seal teisel pool, downtownist natuke teisel pool, seal ühe korra ma sõitsin ju sellelt pöördest maha, tulin kaarega, sinna läks mul 12 minti otsa ja tulin kaarega ja oleks peaaegu uuesti mööda pannud, aga siis panin õigesti. Põhjus, miks see nii oli, et see on, mina ei ole nii ulmerägastikuga, seda nagu nii-öelda ristmikku näinud Dubais, sest seal panid reaalselt 4 või 5 korruse pealt risti-rästi. Kui sa seda Waze'i, seda nagu mappi vaatad pealt, milline see on seal, siis see on täiesti crazy, kes selle teinud on. Nagu ma ei tea, milline ajugeenius sellise ristmik on võimne tegema. Läbi 4-5 korruse maa alt tunnelitest, vahelt läbi, risti, põiki, diagonaalid. See on kirjeldamatu. Seda ei ole võimalik kirjeldada, seda ristmikku. Ja kui sa sealt paned mööda, siis ma ei tea, mis kaari sa pead tegema, et tagasi sellesse kohta tulla. Kokkuvõttes on nad selle peale mõelnud, et inimesed jäävad exititest või ei lähe õigest exitist sisse. Et kokkuvõttes sa jõuad, aga lihtsalt see ajakulu, millega sa pead arvestama, kui sa sõidad valesti siin, siis aga see on nii tüüpiline, kuna meil endal on maantee siin samas põhimõtteliselt ukse alla, siis ma ju näen, mismoodi inimesed teevad mahapöördeid. See on nii tüüpiline, et inimesed teevad viimasel sekundil neid... aga siin ongi see, et esiteks siin sõidab nii palju inimesi, kes ongi, ma ei tea, ka alles värsked selles Dubai esimest päeva või mõnda päeva. Või siis siin ei peagi olema isegi esimest päeva, selles mõttes, et sellised situatsioone võib siin väga kergesti tekkida. Jaa, kindlasti. Et kahjuks on see liiklus siin hull, aga tõesti, et mida rohkem ma ise endale ühilube pole veel ära vahetanud, ma tunnen, et see ei ole praegu nagu... Keili seda reisi minuga ette ei võtnud. Ei mõtlesin kohe, et mina ei tule rohkem, et ma ei viitsi noorat jälle läbi panna niisugust päeva, kus me jälle peame mingisugust mõttetut sõitu tegema. Et las olla Anderol praegu load, keskenduma praegu muudele olulistele asjadele. Me saame üks inimene saab siin sõita, aga lihtsalt siin on jah see, et nii kui sa Emirates ID saad kätte, siis kaotavad Eesti juhiload siin kehtivuse. Aga mulle öeldi, et ma saan need mingi 6 aja pärast tagasi. No, eks siis nice. Jah. Ühesõnaga, et kõige selle jutu kokkuvõtteks on siis jah see, et ilmselgelt elu on hoopis teine meil siin, kui oli Eestis. Nii palju uusi situatsioone, asju, mida Eestis ei ole, ei juhtugi võib-olla. Aga samal ajal nagu, ikka meil on hea meel siin olla ja kui ma vahest mõtlen selle Eesti elu peale tagasi, siis ma ei taha sinna tagasi. Ma pigem ongi vahepeal siin stressan ja möllan ja tegutsen, kui see, et ma lähen istun seal mugavustsoonis edasi. Et ma arvan, et selles mugavustsoonis jõuab siin elus veel istuda. Et vaatame, mis 10 aasta pärast elu on. Et me oleme piisavalt noored, et mitte selles istuda. Ja, et minu arust nagu
noh, 50 saan, siis võib-olla tahangi vägagi olla mugavustsoonis ja stabiilset elu ja rahulikku ja kõik, aga praegu ma nagu tunnen, me mõlemad, me tahame nagu elada, tunnetada, katsetada, failida, katsetada uuesti, et noh, et me oleme kogu aeg sellise mindsetiga inimesed olnud, et me võtamegi riske. Otsuseid, me võtame otsuseid vastu, aga vaata siin, ma tahangi rõhutada seda, et me võtame otsuseid vastu, aga mida me ei tee, me ei võta õigeid või valesid otsuseid. Just. Saad aru, vaata siin peavad inimesed aru saama, et sa võtad otsuseid vastu. Sa ei võta õigeid ega valesid otsuseid, sest ei eksisteeri sukest asja. No mõnel inimesel on täpselt see suhtumine, et alustasid elu kuskil mujal, ma ei tea, tuleb poole aasta pärast tagasi, siis on see, et no nägid. Ei ole, vale otsus oli. Kui me tuleks poole aasta pärast Eestisse tagasi, ma ütleks, et full success. Oma eluea kõige suurem success üldse, isegi kui ma tuleksin kas või 6 aja pärast Eestisse. Minu elu kõige suurem success on siin, elada seda elu ja saada siin nii kaua hakkama kui võimalik. See ongi minu success. Ma ei pane siia ajalist piirangut, et kui ma tulen 6 kuu pärast või aasta pärast tagasi, et siis see on fail. Ei ole, see on juba täna, on see absoluutne minu elu success, et ma siin olen ja siin seda elu elan. Ja päeva lõpuks, mis sa saad igapäevaselt ise teha, päeva lõpuks annad ise endast alati parima, aga samal ajal sa usaldad elu protsessi, et elu nagu justkui viib sind ikkagi mingitesse, mis siis on, situatsioonidesse, aga päeva lõpuks nagu, et jah, kuidagi nagu see suhtumine, et inimesed ongi, et ma ei võta riski, sest et ma ei taha, et see risk failib ja siis ma pean nagu Sa ei ole elus mitte kunagi kas õigel teel või valel teel. Sa oled teel. See ongi see, et sa oled teel, sa oled teekonnas, sa oled situatsioonides. Sa ei saa ego meelega määratleda seda. Ja kõige vähem saab määratleda sinu eluteed või sinu otsuste õiget või valet otsust mingi kõrvaline isik. Isegi lähedane isik ei saa seda määratleda. Meil aga nagu lähedastel ongi see, et nemad on ju need, kes alguses ütlevad sulle, et oi, ära mine ja ära riski ja pärast on mingi jama, et nad saaksid sulle pärast öelda, et näe, ma ju ütlesin. See ei ole nende asi öelda, analüüsida. Päeva lõpuks see on sinu elutee, need on sinu otsused. Ja see ei ole kellegi hinnata, kellegi eluteed. Mis parasjagu toimub. Ja see ongi täpselt see, et see, et meie oleme valinud praegu niimoodi siin möllata ja teha ja riskida ja mida iganes, see ei tähenda, et see inimene, kes on valinud elada mugavustsoonis ja elada mingit slow livingut, et see oleks vale. See on ka ju õige ju. Et mina ei saa kellegi seda teise inimese elu perspektiivi hinnata, et umbes, et issand jumal, mis tal viga, miks ta ei lähe elu katsetama ja proovima. Minu elu perspektiivis as long as you are happy, nagu that's nagu all that matters. Sama õige oleks olnud meil jääda Eestisse. Mul oleks võin ka tiksuma jääda, muidugi. Seal ei ole ju, see ei olnud vale, et siin nagu tuleb korra maha astuda sellest kontseptsioonist siuke, selline, kuidas ma ütlen, duaalne elamisviis. Duaalne elamisviis on see, et sul on kogu aeg analüüsid, kas see on õige või kas see on vale või unusta ära see analüüsimine. Et toome siis nagu vastandi duaalsusel on Trinity põhises või kolmainsuslikus elamisviisis. Et minu jaoks on siis see, või Trinity või kolmainsuse põhine elamisviis, et mitte ei ole siis nagu vaata yin-yang 2 sfääri, vaid on niimoodi, et on 2 sfääri ja siis on üleval 1 sfäär veel. Ja see ülemine 1 sfäär veel on see, et need mõlemad 2 on õiged. Need mõlemad 2 on kogu aeg õiged, sest see 1 ülemine sfäär, mis on siis kõiksus, Jumal, allikas, kõik, mis on sinu kõrgem mina, see ülemine sfäär toetab nii ühte valikut kui teist valikut. Sul ei olegi reaalselt võimalik valet valikut teha. Muidugi. Ja mõelge ise kõikide oma negatiivsete olukordade peale, mis on elus olnud. Päeva lõpuks sa ju vaatad neid kunagi tagasi, need ei ole ju negatiivsed. Mitte ükski. Need õpetasid midagi, nad kasvatasid sind. See ei ole see, et oi, see oli negatiivne, see oli halb, see kunagi on olemas üks siuke tsitaat, et ma ei kaota mitte kunagi.
ma kas võidan või õpin. Ehk See on sul ei olegi nagu parim nagu sul ei ole võimalik kaotada, sa kas võidad või õpid. Sellepärast, et isegi kui sa egomeelega vaatad, et et see oli see kaotus või finantsiline kaotus või rahaline kaotus või mingisugune muu kaotus, siis see oli väga suur õppetund selleks, et sa edaspidi super, jälle teeksid paremaid valikuid. See on super koht, kus õppida. Ja see ongi nagu see, et ma ju näen ka ju inimeste pealt ära, et ükskõik kui vana sa ei oleks. Elu on kogu aeg kool. Kogu aeg õpid. Vahet pole, oled sa 20, oled sa 50, oled sa 60. Elu ikka viskab sulle mingid situatsioone, et sa kogu aeg areneksid. Me ei olegi mõeldud niimoodi, et varsti saab ring täis, siis on kõik õpitud ja siis võib rahulikult edasi elada. Ei, see ringi saab mitte kunagi täis, sest et me peame kogu aeg arenema, sest et inimestena me olemegi kehastunud siia kogema kogu aeg midagi uut ja arenema kuni põhimõtteliselt lõpuni välja. Et kui sa oskad nagu niipidi seda kõike vaadata, siis on oluliselt nagu lihtsam elada ja mitte ennast lolliks mõelda kõigega. Mina ikkagi tunnen, et ma tahan kompida oma potentsiaali piire. Nagu kui paljud inimesed oma elus kombivad oma tõelise potentsiaali piire, milleks nad päriselt on võimelised. On inimesi, kes... See ongi jällegi see, et see on nagu jällegi siuke hirmus, et selleks, et võib-olla vaata midagi kompida, sa pead ju jällegi millestki võib-olla loobuma või muutma mingit suunda. Muidugi. Aga inimesed ei taha seda teha. Ja keegi ei ütle, et see on lihtne. Veel vähem saab mõelda seda, et tulite Eestist ära Dubais, et siin on nagu äge, et mis te arvate, et need pildid, mis ma panen, kui keegi jälgib mind või kui keegi jälgib sind, et need Instagrami pildid või Facebooki pildid või story'd, et see on igapäeva reaalsus või? Ei, ma meelega näitan teile ainult lihtsalt seda positiivsemat poolt. Teil pole õrna aimugi, mis on selle fassaadi taga. No, lihtsalt pole, ma ei näe pointi nagu, nii palju näidata seda poolt, kus me nagu struggleme, et muidugi võib seda teha, aga on väga ilusaid hetki, on päevas, kus me mingid asju teeme või naudime või käime või tähistame näiteks kellegi sünnipäevasid, eks ole, ja niimoodi, et neid on nagu tore jäädvustada, aga see ei tähenda seda, et nii elu ongi, vaata siin. Ja, et täpselt nende kõikide highlightide vahel, mis te näete meie sotsmeedias, ongi, ma ei tea, kuidagi ma ise tunnen ka ja väga paljud räägivad ka sellest, et Instagram ongi pigem koht, kus võiks minna ja vaadata seda sükest mõnusat, positiivset energiat ja jagada mingeid ilusad hetki, sest kuidagi lihtsalt nii on. Et ma ise nagu tunnen ka, et ma ei viitsi jälgida. Aga see ei ole ka jälle nagu vale. Jah, miks mitte vaata. Selles mõttes, et nagu, muidugi ma võin võtta nagu suuna, et jagamegi siis nagu ainult seda struggle'it seda, aga mis see annab teile? Või mis selle point on? Eks inimestele, mis on selle asja pool, on see positiivne, et on see jällegi samastumine. Ja, me nagu teame, et me kõik struggle'ime, aga päeva lõpuks me ju teame nagu nii, et me kõik struggle'ime. Nii struggle'ime, et isegi ka nagu inimesed, keda ma ei tea, ma jälgin, ma tean, et nad on tegelikult mingid miljardärid. Isegi nemad räägivad sellest, et mis on nagu arvad, et mul on mingi auto ja mingi maja ja mingi mega hea finantsseis, et ma ei struggle'i või. Muidugi ma struggle'in. Mida rohkem ja rohkem sa kasvatad oma elu suuremaks, seda rohkem kaasab sellega ka nagu kohustusi ja kõiki mingisuguseid nüansse, mille peale see ei tulegi. Ja siis mulle meeldivad need inimesed, vaata, kes ütlevad, et mis te arvate, et Dubais on muru rohelisem kui Eestis või? Ei arva, ma arvan, et Eestis ongi muru rohelisem, sest seal ongi rohkem muru. Nagu reaalsus ongi see, et ärge tulge siia, kui te tahate muru ja loodust ja kõik. Okei, see oli nagu vale paralleel, on ju. Paralleel on pigem see, et ma tulin Eestist Dubaisse ei tähenda seda, et ma üldse peaks midagi arvama, et siin on midagi lihtsamat. Miks ma üldse peakski seda arvama? Jah, see on jah, kuidagi nagu, neid lauseid visati ikka meile siin, et mis te nagu arvad, et see on nagu parem. Ma lihtsalt teen. Jah, siin on parem, siin on soojem. Siin on, meile meeldib linnaelu. Me ei saa öelda, et muidugi loomulikult inimene, kes on looduse laps ja arvastab looduses olemas, ta ei tulegi ju siia ja see on fine, see on täiesti fine. Aga meile tõesti meeldib see
see melu, linnaelu, kõik see Burj Khalifa juures, see Dubai Mallis, seal need jalutuskäigud ja mõnusad õhtud. Me lihtsalt armastame seda, aga see on see, et meie armastame seda. See ei tähenda, et me teistele seda peale suruks. Ja noh, ta ikkagi, noh, nii nagu ka eelmises podcastis või selles osas ma ütlesin ka, et ta on ikkagi inspireeriv. Jah, et tal on omad need kõigel on omad need pahe- ja miinuspooled. Igal linnal riigil on oma negatiivne pool ja siinkohal ongi see, et vahet ei ole, kus sa maailmas elad, ikka on mingisugused probleemid. Et lihtsalt inimene peaks valima keskkonna vastavalt tema kasvuvõimalustele. No ikkagi ja see tunne ka, et mis tunde see koht mulle tekib. Ja kui ma täna tegutsen siin linnas või teen koostööd mingite inimestega või ütleme suhtlen, ma ei räägi nüüd asutustest, see on täitsa teine eraldi maailm, ma räägin nüüd inimestest, kellega ma päriselt mingeid asju tahan koos luua või teha. Connectimine, siis seda ei saa üldse võrrelda Eestiga. See on nagu täiesti teine level ja seda lihtsalt sellist connectimist ja selliseid koostöösid lihtsalt ei ole võimalik puhtalt füüsiliselt teha Eestis. Et see on see peamine põhjus, miks siia tulla, pluss need lisaboonus, ma nimetaks neid lisaboonusteks, et see lisaboonus ongi see päike, soe, meri, kõik, eks ole, kogu see selline, vabandust, mul on täna uus selline setup siin mikrofonile, et kõik need boonused, minna näiteks Kõrbesse, kõik see sükene äge vibe. Siin on ka tegelikult kohti, kus saab minna isegi koobastesse, mägedesse. Meil on väga palju avastamata siin. Me oleme nagu ilmselt jäämäe tippu ainult kogenud siin sellel pinnal. Muidugi. Siin on nii palju veel teha ja meie nagu praeguses eluhetkes tunneme, et see on nagu parim koht elamiseks hetkel. See võib muutuda. Ja hetkel, jällegi. See võib muutuda ja see on okei. Ja vaata, mul oli siin ennem ka, et ongi, et otsuste muutmine on täiesti okei. Et nagu kes on seda öelnud, et oi, et nüüd, kui sa muudad otsust, siis on, ta muutis oma nüüd otsus ära, et ei olegi nii enam, jah. Aga kes see, tähendab, jumal või allikas või keegi on keelanud mul otsuseid muuta või? Nagu mis ajast on otsuste muutmine nagu vale? Ma ei tea, kus nagu ühiskonnal see selline mõtteviis tuleb, et umbes, et kui ma nüüd alustan ettevõttega ja ma nüüd poole aasta pärast otsustan, ma ei taha seda teha, et siis ma olen täis failure. Ma ei saa hakkama, ma olen ikkagi väga vale otsuse võtnud, ma olen raisanud raha ja aega, et teha ettevõtet. Issand, kui häbi ju, piinlik. Ja nii piinlik, nii. Aga mis sest, et sa 6 kuud kasvatas mind inimesena ja tegi meil nii palju targemaks. See on savi. Ei, see ei ole mingi väärtus, see ei prügi hästi. Et see on nagu nii crazy, et inimestel see siuke mõtteviis on ja see on nii kurb ja ma loodan, et see nagu ikka ajaga muutub ja me üritame oma podcastiga seda inimeste mindseti muuta selles mõttes, et isegi kui te proovite elus midagi teha, ettevõtlus, elukoha vahetamine, mis iganes asi, et olge julged ja tehke ja isegi kui need asjad muutuvad ja mingi hetk te saate aru, et see ei ole ikkagi see, siis see on okei. Lihtsalt time to move on ja sa liigud edasi veel meeletute kogemuste pagasida. Ja nautige neid muutusi või nagu selles mõttes, et võtke neid väljakutseid vastu ja olge hetkes, olge selles protsessis ja isegi kui ta on frustreeriv, tean isegi, et on frustreeriv, eks ole, mõnes kohas on ju. Aga elu peabki olema nii, et on vahepeal frustreeriv ja vahepeal happy, sest elu ei ole kunagi selline staatiline, elu ongi selline ja see on okei, see on mega okei. Täpselt, ja eriti, kui sa oled veel sellises vanuses seal, 20-ndatest ärme üldse räägi, seal tulebki panna täiesti hullu. 30-ndates juba ka, aga ütleme vaadata võib-olla selliseid kohti üle, eks ole, et mis see siin elus. 40-ndad veel, sa oled ka noor, on ju. Ma võtaks alates 50 võid juba mõelda, et oota, et aga võiks kuhugi nagu vahepeal korraks näiteks maanduda. Kuigi on ka 50-sed, kes kolivad ala Hispaaniasse, et alustavad uut elu. Täiesti. Ma räägin, tegelikult ei ole mingit vanuse piirangut päeva lõpuks. Ei olegi. Tegelikult, kui sa otsustad ka vanemas eas, et tead, mul on nüüd sellest Eesti elust nagu villand või selles mõttes, et nagu I'm done here ja ma tahan kogeda midagi uut. Siis on täiesti ka okei. Et ma lähen proovin, saan alati tagasi tulla Eestisse, kui ikkagi ei meeldi. Et jah, et kuidagi see ühiskondlik, see selline nagu inimestele hinnangute andmine läbi nende otsuste ja siis nende võib-olla otsuste failimise nagu võiks juba lõppeda. Et me võiksime nagu kõik ühiskondlikult toetada üksteist
et näed, et see proovib mingit uut businessit, näed, need kolisid sinna, et mega kihvt on ja ilma, et umbes, et noh, et ohoo, no nii, kodus tagasi, jah. Siuke sarkastiline, vaata, et nagu... Yes! Nad failisid! Jah, et nagu... aga noh, see ongi, eks see on keeruline, see ego meeled asjad tulevad siin mängu ja muidugi. Ja nii ta on. See on andestatav, ütleme, see mindset on andestatav. Päeva lõpuks on kõige tähtsam, mis sul endal siin kahe kõrva vahel on, et see, mida teised arvavad, ega seda me kontrollida ei saa. Ja igal juhul meil on päris pikalt ja laialt räägitud siin meie elust ja olust siin viimase 6 aja jooksul. On. Ja eks me püüame siin podcastis võib-olla rohkem nagu minna ka natuke sellele spirituaalsemale lainele ka nii-öelda, et rohkem rääkidagi sellest mindsetist ja kogu sellest pluss teeks siis äkki järgmise küsimuste ja vastuste. Ja kuna eelmise podcasti all oli päris palju igasuguseid küsimusi, et siis võib-olla me vaatame, et saame neid vastata ja te võite ka muidugi veel juurde panna oma mõtteid ja küsimusi ka siia podcasti alla, et siis saaks üks nagu küsimused-vastused episoodi teha, et saame erinevatel teemadel siis rääkida ja arutada. Ma lihtsalt mainin selle ka siia ära, et see, et võib-olla teatud asju näiteks tahate teada või küsite, see nüüd ei garanteeri seda, et me nüüd nagu selles mõttes sellele peame vastama. Me vastame, aga see ei tähenda seda, et me vastame mingite asjade osas võib-olla nii konkreetselt või detailselt, kui keegi, ma ei tea, nõuab või tahab. Et selles me jätame alati mingid kõik, asjad. Kõik, mis puudutab näiteks last, ma ei avalikult üldse ei jaga. Et ma olen nagu võtnud selle otsuse, et kõik, mis puudutab noorat, ma ei avalda mitte mingit infot. Lihtsalt ma tunnen, et kõik, mis puudutab meie lapsi, lihtsalt nagu protect them nagu. Ei pea kõike rääkima, kus ta käib, mis ta teeb. Et ma nagu võin oma blogis näidata vahest, kus me käime, mis me teeme. Aga mis puudutab tema kõiki muid asju, mis siin on, mis iganes on, siis neid asju me nagu ei jaga. Et aga meie käest küsige, uurige ja eks me siis vaatame, mis küsimused me saame siis teile siin lahti arutleda ja mis mitte ja ühesõnaga. Tuli, ma arvan, päris voolav intensiivne podcast iseloomulikult Dubaile. Ei, selles mõttes, et täpselt süke, ütleme, ongi süke hea 6 aja kokkuvõte ja palju juhtus ja et me lihtsalt räägime puhtalt oma kogemusest. Ei tee kedagi maha, vaid räägime täpselt nii, nagu asjad olid. Et, ei pane juurde ja ei võta ära. Täpselt kõik, mis me räägime, täpselt nii oligi. Nii et eks siin oli veel mingid asju, aga ega siis kõik ei ole ka jälle niimoodi arutamiseks ja päeva lõpuks ei taha ju kellegile midagi halba ja päeva lõpuks on kõik inimesed ja üritame üksteist mõista ja nii ongi. Aga meie täname, et kuulasite. Aitäh teile. Ja siis näeme juba varsti jälle. Tšau.